Videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin ja ikka nii nagu lubatud. Kõigepealt olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust ja keda võib, no kas nüüd hellitavalt või ausalt, aga kutsuda pühasõdalasteks, kui keegi nüüd ei solvu. Ja loomulikult eraldi tervitan ma kõike neid, kes kenasti väljendavad oma negatiivseid tundeid Nõmme raadio suhtes, aga hoolega kuulavad, et nad jumala eest ei eksiks, kui nad millegi kohta ütlevad, et no mina küll ei saa aru. Tõsi, teises küljes see on lihtsalt eputamine oma arusaamatusega, aga igal inimesel on oma hingeelu ja südamesoojus. Seega olge tänatud kõik toetajad. Materiaalse abi eest muidu võib jumala ees siin põhja ka minna kärinal, mürinal. Aga koos oleme tugevad. Täna sai nagu lubatud ja kui on lubatud, tuleb ka teha, on, aga kuidas sa nüüd ütled, ei saa öelda ju, et Nõmme raadio stuudios, kuigi pildina ta on Nõmme raadio stuudios, vaatamata, ma ei tea, kui kaugel ta on, aga ajavahe on 7 tundi. Tere tulemast, Maik Kalamus! Tervist ka siitpoolt Washington DC-st, Margus Lepale ja Nõmme raadiole tänud, et kutsusid. Et tahan inimestele meelde tuletada, et ega siis Nõmme raadio ei teeni kasumit. Ja põhiline ongi, millest siis saab seda asja pühasõda edasi ajada, on teie toetused. Nii et ärge olge tagasihoidlikud, sest ka meie MTÜ Konservatiivne Eesti on toedanud püha üritust, et see vaba sõna edasi läheks. Et kui siin sai mainitud seda, et meie jutupunkte mõned ei meeldi, ka siis mida Margus räägib või mina, ega see ei olegi nihukene, kus me räägime juttu, mis kõigile peaks meeldima, selliseid ilusaid muinasjutte, et täna siis oleme kohe Hiina piiri ääres või muid, et majanduskasv on siis laest läbi läinud. Et me räägime täpselt nii, nagu asjast on ja peale seda räägime, ka veel teeme asju. Nii et samamoodi püha sõda läheb edasi ja me ei saa siis kõigile ka meeldida. Ja ma arvan, et see ei olegi kellegi nagu ülesanne, et rohkem on see, et erinevad arvamused, kas meie arvamus, kas minu arvamus on see kõige õigem, see on ise asi, aga kuulake ja mõtelge kaasa ja äkki nagu siin Delfis teadurid teatasid, et meie suur viga on see, et me paneme inimesi kahtlema. Kas, kui hakata mõtlema, siis inimene peab küll kahtlema kõigis. Selleks on ju nii psühholoogias kui on ka sotsioloogias on ju väljendid, et sa pead kriitiliselt mõtlema kõige info peale, mida sa saad. Ja see on ka täiesti koolis ABC-na. Nii et kahelda tuleb valitsuses, kahelda tuleb ajakirjanduses ja miks mitte kahelda ka meis, et niimoodi saate parema info kokku panna enda jaoks. Et see ei ole nii, et meie ainult siin tõde kuulutame. Kindlasti on ka teised, et natuke meenutan seda, et kui nõukaaega, kui Margus ka mäletab, siis iga õhtu kell 6 käisid mööda koridores ja kuulsid, kuidas Ameerika hääl käis, kuigi seda ametlikult nagu keegi kuulata ei tohtinud. Meil Kuusalus oli Soome televisioon, õhtuti mõni hull vaatas Vremjat. Ja kui ma oma isa käest küsisin, et kes see siis seda õigust räägib, siis mu isa ütles kuldsed sõnad, et kurat, kõik valetavad. Pildi pead sa enda jaoks ise kokku panema. Ja nii on see nõukaajal ja nii on see ka täna. Nii et ma soovitan inimestele just kriitilist mõtlemist. Kui nüüd inimesed on võtnud
no kiruda, vaata, mis meil täna niimoodi on, vaata, mis meil naamoodi on. Siis nagu sa, Maik, väga ilusti ütlesid, nad ei kahelnud õigel ajal. Noh, ja tead, üks asi on unistada, milline kangelane ma olen. Teine asi on proovida midagi ära teha ja delikaatne oled sa ka. Nõmme raadio ei ole kasumit teeniv, ei, Nõmme raadio on arveid maksev. Aga läheme nüüd tipa-tapa sinna kanti, kus sina oled. Ma ei küsi sult, mis kell on, aga ma küsin sinult. Mulje on jäänud selline, et sa oled näinud Donald Trumpi isiklikult, et sa suhtled selle ringkonnaga ja miks siis mitte küsida sinu muljeid, arusaamisi, kõhklusi, kahtlusi, ühesõnaga räägi, kurivaim. Jah, siin üks päev ma vaatasin siis, mis ERR-is ja Delfis ja Postimees kirjutavad. Et noh, see on täielik asjade kõverpeegel, mis seal on, et noh, sellist asja ma mäletan ainult nõukaajast, kui kirjutati, kui halb on USA, missugused roiskund kapitalismi jäänused seal on ja kuidas siis nende president Ronald Reagan omal ajal siis nii halb inimene oli. Et no täpselt samasugused, ma arvan, et samad ajakirjanikud või vähemalt sama koolkonna ajakirjanikud on. Et ma siin olen ka mõtelnud, et noh, näiteks selle, ma ei taha Martin Laine kohta midagi halvasti ütelda, aga ma arvan, et tugevasti on ta mõjutatud Hillar Kohvi nagu õpetustest ja tema ajakirjanduslikust žanrist, et soovitan ikkagi natukene veel kooli minna õppida, et siin päris ära ei kasutata. Rääkida Donald Trumpist on see, et Ameerika on pankrotis. See ei ole kellelegi nagu saladus. Ameerika prindib põhimõtteliselt oma dollareid. Kõik raha, mis ta Ukrainasse andis, oli tegelikult Hiina käest laenatud. USA-l seda raha ennast ei olnud. Ja võeti laene. Ja kui ma arvan, inimesed ei tea sellest, et kõik Ukraina pensionid kuni siis eelmise reedeni oli välja makstud USA poolt, USA rahadega. Nii et kujutage ette, terve pensionisüsteem seisab püsti USA peal ja samamoodi ka abi, milles siis tuleb välja, et ei ole mitte midagi võimalik auditeerida, seda mitte keegi ei tea, kuhu need läksid. Noh, teame seda, et FTX-i sinna krüptobörsi pani siis Zelenski siis miljard USA dollarit, see oli siis USA-ga kokkulepe. Need on täiesti avalikud andmed, inimesed, kes arvavad, see on vandenõuteooria ja võib-olla mingit seeni, see on täitsa uurige ise. Mina ei pea neid linke teile andma, vaadake, see on täitsa ametlik info. Ja selles olukorras ei saagi sõda jätkata, kui riik on pankrotis. Meil on inimesed, kellel ei ole siin sõjaväelised, kellel pole pensioni väljamaksed. Siin Joe Biden vähendas nende siis abisi $200 pealt nädalas $25 peale. Sellepärast, et lihtsalt rahakott oli tühi. Ja mis nüüd valik on? Kas kütame seda raha sinna edasi, mis auditeerimata läheb jumal teab kuhu, või siis üritame ikkagi sõja ära lõpetada. Et kui see nüüd kõverpeeglisse pantakse see, et näete, et nüüd ma nägin mingid uudised Eestis, kus oli, et Donald Trump on KGB agent. Noh, eks me suhtleme omavahel tihedalt selles mõttes, et agendid omavahel. Aga see selleks. Ja kui siin nüüd mõtelda selle peale, et kui me räägime sellest, et miljonid inimesed on surma saanud nii mõlemil poolel, siis kellele see kasulik on? See on kasulik ainult globalistidele. Ja kui vaatad, kes praegult üritavad seda siis edasi ajada, on just need, kus on globalistid võimul. Kui vaatame Saksamaad, vaatame Prantsusmaad, vaatame Inglismaad. Aga tegelikkuses on nad kääbusriigid sõjalises mõttes. Ameerika sõjaline võimsus on sama suur kui ülejäänud maailmal kokku. Ja kui praegusel hetkel nüüd Eesti valitsus on otseselt võtnud ülesandeks mõnitada ja kritiseerida Donald Trumpi valitsust ja tema tegemisi, siis on selge see, et ega sealt mingit head nahka Eestile ei tule. Meie kõige suurem liitlane on siis mõnitatud, et mul oli siin paar päeva tagasi üks kohtumine
kõrgete külalistega, siis esimene küsimus oli see, et kas eestlased ongi sellised nagu Kaja Kallas. Ehk selles mõttes, et natukene juhmid ja sõjakad ja üldse sellised imelikud inimesed, et ma pidin seletama, et ei, et see ei ole mitte parim näide nüüd eestlasest, et paljud eestlased, Eestis on ainuke jama see, et kui teistes riikides üritatakse panna ikkagi kõige targemad etteotsa, siis Eestis on see, et küla siis rumal pannakse siis küla juhtima ja sealt edasi siis et just sellised, kes millegagi ei tegele. Et jällegi ütlen seda, see on globalistide asi ja Euroopa Liidul nii palju, kui nad tahavad. Praegu nad ütlevad, et nad tahavad 700 miljardit kütta sinna Ukrainasse. Neil ei ole seda raha. Terve Euroopa on praegult majanduslanguses. Energiahinnad, kõik muu, mis kägistab. Ja kui nad selle raha nüüd prindivad juurde sellele eurole, see tähendab seda, et tuleb tohutu inflatsioon. See tähendab seda, et Euroopa Liit jääbki paari riigiks. Nad ise selle asja keeravad veel rohkem tuksi ja ma ei saa aru, mille pärast Eesti inimesed nii, ka minu enda head tuttavad, plaksutavad selle peale, et yes, paneme sõda edasi, käivad lipuga ringi, Ukraina lipuga. See ei ole meie sõda. Meie peame vaatama, et meie oleme tugevad. Ja loota, et keegi teine tuleb sulle kuskilt appi. Selle peale on ka natuke naljakas loota. Sissejuhatuseks. Jah, küsimus ikka selles, kes mida tahab ja miks. Selge on see, et mõistusega usu vastu ei saa. Kui inimene kaljukindlalt midagi usub, siis ära näita talle loogilisi käike, et tegelikult on muud moodi. Ta ei usu sind, sest tal on oma usk. Ja samas torkaks nüüd siia vahele veel, et Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli teine sõna on usk. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Ja võiks täiesti nahaalselt sinu käest küsida, kuidas see peegeldub Ameerikamaal? Kas Ameerikamaal usutakse, et Donald Trump on midagi ja teeb midagi head? Või usutakse seal, et ei, no ma ei tea, meil siin usutakse, et keegi tuleb appi umbes nii, nagu usuti Inglise laevastiku saabumisse kunagi, aga mida siis ameeriklased tahavad uskuda, kui, nii nagu ma aru saan, nende endi valitud president on uskumatult ebausutav. No seda räägib ainult vist CNN ja mis teine oli MSNBC, mis iganes see on. Ütleme, nad on USA-s täiesti marginaalsed, neid vaatab alla 600 000 inimese päevas, nii et nad on marginaalsed. Eestis vaadatakse neid uudiselt huviga. Kusjuures täna mulle saati just siin üks kuvatõmmis, kuidas täna hommikuses siis uudiste CNN ise ka, ta tegi oma vaatajate seas siis küsitluse ja tuli välja, et 65% inimestest arvab, et see Ukraina asi ei ole USA asi, et see sõda tuleb ära lõpetada. Kui juba liberaalid nii arvavad, siis see tähendab seda, et Donald Trump on õigel teel. Ja kui vaatasin nüüd viimaseid küsitlusi, Rasmusseni küsitlusi, siis Donald Trump on kindlalt õigel teel ja õigeid asju tegemas. Ja ütleme siin aparaat, siin igasugused ametnikud, keda nüüd lahti lastakse, kujutad sa ise ette. Nüüd nad ikka istuvad kodus selle nimel, et nad ütlevad, see on COVID, et nad on nii COVIDi hirmus ja nad peavad põhimõtteliselt ainult üks päev nädalas tööle tulema. Missugune töökoht see on, kus üks päev nädalas peavad ainult kohale tulema ja nad ei tule isegi sinna kohale. Ja nad on juba ära kolinud, inimesed elavad siin Georgias või West Virginias imeodavates majades ja saavad siis DC kesklinna palkasid. Ja nüüd on neil jama käes, et peab tagasi tööle tulema ja see võtab kõhu lahti, et 4 aastat pole tööd teinud. Nüüd peame tagasi minna, aga keskmine ameeriklane saab aru, et see ei ole õige. Meie peame rabelema vähemalt 5 päeva nädalas tööd, et ära maksta oma arved. Ja
ei saa selliseid inimesi olla, see tähendab seda, kui sa tööl ei käi, siis sind ju vaja pole. Täiesti õige. Ja kui midagi siin drastilist juhtunud ei ole, et nad pole tööl käinud, siis tulebki nad lahti lasta. Ja no kui vaatab neid nüüd illegaalseid immigrante, kes siin miljonite pealt tulid üle, keegi ei teagi, arvatavasti eelmine aasta või ma ei tea, kas 20 miljonit või mis siin üle jooksis, sest et ametlikku statistikat ei ole. Ja nüüd, kui neid tagasi saadetakse, tehakse suurt lärmi, et appi, kuidas te tagasi saate. Aga kelle töökohad nad ära võtavad? Nad teevad tööd, ütleme, 2 korda alla miinimumpalga. Niimoodi, et no see ju lõhub ära igasuguse konkurentsi. Samas keegi ei tea, kes nad on, mis nad teinud on. Kui sa vaatad seda liiklust siin, siis ega nad, kui maakohtadest nad tulnud on, neil pole õrna aimugi, kuidas linnas liigelda. Et see on, ütleme niimoodi, praegusel hetkel võin ütelda, et Donald Trumpi taga on, ma arvan, vähemalt 65-70% tavaameeriklastest. Et seda ma julgen ütelda. Siin on üks nüanss, sa mainisid ära ka Ronald Reagani. Ja tead, ma võin loomulikult eksida, ei ole mina ka see tõe prohvet, aga Ronald Reagan ja Donald Trump tundub, et just nagu minu eluajal kõige koloriitsemad presidendid. Muidugi me jätame välja Kennedy, sest Kennedyga läks lihtsalt kehvasti, aga Reaganit tulistati, Trumpi tulistati, märgid on nagu maha pandud, signaalid on antud, aga mul on siiski niisugune tunne, et kui riik vaatab oma esindusfiguuri poole ja kui president on selline, kes ütleb, kurat, see jama tuleb ära lõpetada, see avaldab muljet. Ja muidugi lõõpimisi võib siin puudutada sinu seda töönädalat. See on see 4-päevane töönädal, et ainult 4-päeviti käid tööl. Aga küsiks nüüd Ameerika maa hindade ja muu igapäevase eluliselt olulise kohta. Kuidas sellega on? Kas meil näiteks on niisugune fenomen, et Eestil oli majanduskasv, mille arvelt ma olen 80-20 kindel, et see oli tõstetud maksude arvelt ja meie börsielekter, mille kohta ka öeldakse, et näed, 9-ga ostame sisse ja traadi teisest otsast 90-ga müüme välja, et Eesti teadlased on kindlaks teinud, et seal traadi sees ongi elektribörs, mis kogu seda väärastust teeb. Ma ei tea, paljukes sa sellest mu segadikust nüüd niimoodi küüntega, vaimsete küüntega kinni said, aga räägi. Siin on üks probleem on see, et Joe Biden pani sinna igasuguseid neid makse peale nii tööstustele kui siis ka tavainimestele. Ja see on ka muidugi avaldanud mõju ka kütusele, mis avaldas mõju siis hindades. Nüüd tuleb arvestada seda, et Donald Trump on olnud võimul natukene üle kuu aja, aga juba praegult on kütushinnad tunduvalt kukkunud, nii et ma olen näinud siin, kus on üks gallon on alla $3. See teeb Eesti mõistes võib-olla 80 eurosenti. Alla $3, mis kogus? Gallon umbes 4 liitrit. Gallon, jah. Ja kui vaatad siin elektri hindasid, siis need on umbes laias laastus 4 korda odavamad kui Eestis. Nii et Eesti elektriga muidugi tahaksin selle asja ütelda, mida võib-olla inimesed ei teagi, on see, et 3 aastat me saime ju Venemaalt elektrit. Ja see on juba miljardites eurodes on võlg ja siis eestlased tegid siis rehepappi, ühendasid lahti õigel ajal, enne kui venelane pani siis elektri kinni. Aga kus see elekter läinud on? See elekter, see 3 aastat tasuta Venemaalt saada elekter müüdi inimestele börsi hinnaga kallilt maha. Sellist
rehepappi oma inimestele teha ja koorida veel maailma kõige kallimad energiahinnad, siis näete, millega tegutsetud on. Ja see on jällegi, see on ametlik info, seda on võimalik otsida internetist, nii et siin ei ole mitte midagi siis Vene propagandaga seotud, et tuleb küsida oma rahva esindajatelt, et mis toimub, kus see raha läks, kes selle taskusse pani. Ameerikast veel rääkida hindadest, et eks nagu igal pool siin on inflatsioon, on raha juurde trükitud ja see ongi see asi, millest ma ennem rääkisin, et rahakott on tühi ja need kulutused tuleb järsult kokku tõmmata. Et see nüüd Ukraina sõda on ju tegelikult kõige suurem kuluartikkel, mis on, et see oli esimene asi, mis tuli ära lõpetada, mis lõpetatakse ära. Ja kui panete tähele, mis iganes, siin need räägitakse, et minnakse veel seda sõda edasi pidama, siis tuletan teile meelde, see otsus on juba tehtud. Minule teadaolevalt siis märtsi lõpuks on siis kokku lepitud, et kirjutatakse alla siis rahulepingud, mis iganes siin sousti välja aetakse, ütleme, mainstream meediast, avalikust siis televisioonist, seda sousti, seda kapsast ei ole mõtet isegi hampida. Ja muidugi on ka see, et meie uus siis suursaadik USA-st peaks siis aprillis, Roman Pipko peaks kohale jõudma. Eks see on ka asi, mis võtab nendel Eesti poliitikutel kõhu lahti. Et ta teab täpselt, mis Eestis toimub. Ta teab seda ajalugu. Ta oskab vene keelt, oskab eesti keelt. Ta teab, mis on majandussuhted Venemaaga, kuna ta oli siis Venemaa ja USA kaubanduskoja president mitmeid aastaid. Siit on üks loogiline järeldus. USA tahab hakata uuesti äri tegema Venemaaga ja seda ta ei saa teha ennem, kui see sõda on ära lõpetatud. Nüüd tekib küsimus, mida see Eesti haukumine Eestile teeb? Kelle mõjusfääri Eesti jäetakse? Siin tuleb kardinaalselt läbi mõtelda, kes on ikkagi meie liitlased. Kas meie liitlane on olematu sõjaväega Saksamaa või siis vaene Inglismaa. Inglismaa majandus on väga-väga kehvaks läinud viimase 10 aastaga, nii et midagi hõisat ei ole. Nii et ikkagi mõtle välja, kes on meie liitlased ja mina arvan seda, natukene teemast kõrvale, et Eesti peab suutma ise kaitsta. Igal matsil peab olema kodus oma relv, millega ta eelkõige oma peret kaitseb. Koos sellega ta kaitseb ka, ütleme, tema küla ja tema riiki ja muidugi peab olema Eestil õhutõrje. Eestil ei ole mitte mingit õhutõrjet. Eestil pole mitte midagi. Ta on nagu part, kes lihtsalt on nüüd oksa peale, keda on lihtne lasta. Ja see on minu arvamus. See on nüüd, vaata, ega ta nüüd ei ole see arvamus täiuslik. Punkt 1 on see, et meil on vaja relvi, meil on vaja ennast kaitsta, meil on vaja liitlasi. See ei aita sõjalises plaanis. Meile näidatakse ju sõda siiski kui mõneti vaatemängu. Valitud kaadrid, näe, siin see loll vaenlane sai, nii et oli kohe, aga teine pool näitab seda sama ja võikski öelda, et see on etendus, sest etendus on sõda nii kaua, kuni väejuhtide ja riigijuhtide lapsed ei ole rindel. Teine asi, selg sirgu. Kas Eestil on rahvast ühendav kõikumatu usk ja vankumatu tahe? Ma olen seda küsimust paar korda esitanud ja tegelikult ma olen sõimata saanud, aga asi seegi märgati ju. Nüüd tekib küsimus, et Eesti koosneb ju mitte ühiskonnast, vaid sektidest.
ainult meie partei on aus ja õige ja kõik ülejäänud tuleb. Vaat mis tuleb, kui me nüüd teeme, nii nagu sa ütlesid, et inimestele relvad kätte, vaat siis võib juhtuda, et me hakkame lihtsalt leidma oluliste ja ideoloogiliselt isegi mitte oluliste inimeste laipu, sest kellelgi kuradil on näiteks foto, et näed, siin tõrvik käes see kutt, ma tean, kus ta elab ja lähebki lahti mingisugune. No Ku Klux Klani on reklaamitud enam-vähem, et ühtemoodi. Täpsemalt kui filmikatketes ja kirjeldustes ei tea ma sest midagi, aga vaat umbes sama võib hakata toimuma ka Eesti Vabariigis, sest mingisugune kõikumatu usk siiski on. Ja see kõikumatu usk on seotud, minu kadunud ema ütles, meediausklikud. See tähendab, et kui ametlik kanal ütleb, et tee niimoodi, see on vaenlane, siis ongi põmm-pats käes. Teatud hulk eriti entusiastlikke meediausklikke läheb ja hakkab tegema. Võtaksin siin nüüd väikese vinkli, seda enam, et sa oled olulist nime ka nimetanud juba. Ja on olemas selline asi nagu mingi toidupakk või mis ta on, lehekülg ja seal on dünamo ja päikesepatareiga raadioakupank. Osta endale see raadio, siis ja saad kuulata, kuidas Vikerraadio ehk siis riigi ametlik esitus või esitluskanal ütleb, Maik Kalamus on Moskva agent. Harri Raudvere minu pärast on Moskva agent. Tal oli tõepoolest pahandused sellepärast, et ta Nõmme raadios kuulutas sisuliselt seda, mis veel juhtunud ei olnud ja mis nüüd tegelikult käes on. Kes veel? Kertu Luisk, raudselt Moskva agent ja vandenõuteoreetik. Ja nagu mul kamraad täna kirjutas, et kuula seda lugu, selle lingi ma panen meie saate juurde, seal mainitakse sind ka. Ja kirjutas veel lohutuseks, et varsti pannakse sind vangi. No hea küll, minu eas võib seda endale lubada, isegi eluaegne vanglakaristus ei ole kuigivõrd ebamugav või hirmutav. Aga selle asja, kuidas nüüd viisakalt öelda, keerame titel teise otsa ja kujutame endale ette, et see, mis toimus meie Vikerraadio artikli või selle saatega, et see on üleskutse. Siin ei ole ju riigi otsust, et Maik Kalamus on Moskva agent ja tuleb vangi pannu. Riigi esindaja ehk siis kohus ei ole seda öelnud. Küll aga mingi eriline sektantide kamp sisuliselt kutsub ju üles sind, mind ja nii mõndagi teist. Vabandust, aga lintšima. Sest inimesed, kes on hirmul ja hirmu toodetakse meile oi kui palju. Karda seda, et elekter läheb ära, karda seda, et ma ei tea, raha ei ole, karda seda, et tuleb uus katk. Karda midagi, siis me saame öelda, et meie juhtimisel on sul julgem. Ja võt,
me olemegi niisuguse piiri peal, kus riiklik kanal läbi raadio võib sulle igasugust jama kaela ajada ja tõsiusklikud võivad, no vot see on see pimeda vahendaja fenomen, ta arvab, et ta läheb ja teeb suure heateo, aga tegelikult ei tea ta pooli asjugi, aga noh, näiteks Maik Kalamus võib öelda, et kurat, mul on pisike ümargune auk aknaklaasis ja miski auk on puhvetkapis ka, mis see nüüd olla võis, tihane või? Mis sa arvad? No tegelikult mina võtan seda kui, ütleme, ordenit, et kõige selle peale, mis me teinud oleme, et kui mõtelge ise, kui peavoolumeedia, noh, mis on siis saab maksumaksja käest raha, on paanikas ja veel toob välja, et näed, selline õudne inimene, Maik Kalamus ja Eesti Eest portaal, noh, kujuta ette, milline hea reklaam see on. Ja nüüd, kui see inimene mõtleb, et pagan küll, et noh, et eks ta kindlasti olegi see Kremli agent, aga ma lähen vaatan, millest ta räägivad. Ma lähen vaatan Nõmme raadiosse, mida Kertu Luisk räägib, mida Margus Lepa räägib. Ja see hakkavad jällegi kõhklema, et ühe korra ütlevad, täis jama, nii nagu vanasti Tucker Carlsoni asjadega, kui palju inimesed olid vihased. Ja ütleme Alex Jonesi asjad. Aga nüüd tuleb välja, et nad rääkisid õiget juttu. Ja tuli inimesi, kellel olid kahtlused ja kõhklused. Nii et mina võtan seda kui reklaamina. Ja kui tahate, et vastupanu liikumine, meie püha sõda jätkub, siis muidugi arvestage sellega, meie ei saa kellegist raha. Me ei saa riigest raha, meil ei ole suuri sponsoreid. Meil on ainult eraisikute käest, et toetage vaba sõna. Muidugi, noh, rääkides siin nüüd, et selles mõttes, et ma ütlen, et ma olin väga õnnelik selle üle, et nad selle tegid, et nad ise kaevad auku. Kui mõtelda seda, et 2 päeva tagasi ma käisin Pentagonis kohtumisel, siis kindlasti ma olen esimene Vene agent, keda on 100 korda üle kontrollitud ja on pääsenud siis Pentagoni. Nii et noh, siis saate ise ka aru, kui absurd see kogu see jutt on. Ja see, kui me suhtleme siin Donald Trumpi tiimi juristidega iganädalaselt, ka nende nõunikega iganädalaselt. Nii et kindlasti ma olen kõige rohkem üle kontrollitud inimene, ma arvan, et Eesti rahvusest inimene, seda ma arvan kindlasti. Ja muidugi ühe asja tahtsin siin öelda, et ma arvan üks asi, mille pärast nad nüüd paanikasse läinud on see, et koos siin Poola kamraadidega me ajame seda asja, et USA saadaks nüüd ametliku valimiste vaatluse nii Poolasse kui ka Eestisse KOV-valimistele ja Eestisse just eelkõige siis tulla kontrollima Eesti internetivalimisi ja nende seoseid siis Venezuela siis tarkvaraga ja selle manipuleeritavusega. Nii et ma usun, et need on asjad, mis võtavad kõhu lahti ja ma olen enam kui kindel, et kohalike omavalitsuste valimiste eel lõpetatakse juba see internetivalimised ära. Sest et see on, ütleme, kui USA meedia paneb selle luubi alla, maailma meedia paneb selle luubi alla, see on selge. No, kas eestlased teevad täis naerualusteks, täis preeriaks, või siis peavad nad midagi tegema, et nende usaldusväärtust tõsta maailmas. Et rääkides siin muidugi ka nüüd hirmust, siis hirm on alati selline asi, mis paneb inimesed mööda siis joont käima. Et hirmus inimestel on kõige lihtsam manipuleerida. Ütelda, et homme võib sinuga juhtuda see. Kui ma hakkasin poliitaktivisti asja ajamas, ma ei saanud alguses aru, et kuidas mulle tulid e-mailid, et ära käi õues, et saad kaikaga pähe. Tekitas natuke niisugust imelikku tunnet. Aga nüüdseks ma olen aru saanud, see on, üritatakse üldist fooni, üldist hirmutamist teha ja need, kes seal taga on olnud, see on võib-olla 10 inimest ainult, kes on siis teinud endale igasugused trollikontod ja üritanud siis mõjutada erinevate nimede kaudu. Et näiteks mida sa ütled, et see on nii halb, et luua üldine foon, et näed, ta ongi halb. Ja teised siis, kes oleks nagu nõus, ei julge ka midagi ütelda, et äkki satuvad siis kellegi
meelevalda. Nii et ja kõige suurem hirm on Eesti valitsusel see, et saadakse aru ükskord, et see sõda oli kõik ainult raha kantimiseks. Mitte mingisugust ohtu Eestile praktiliselt ei olnudki. Ja kõige suurem oht Eestile on Eesti valitsejad, kes samal ajal, kui räägivad suurest sõjast ja sõjaprintsess Kaja Kallas räägib, kuidas on vaja Venemaale kallale minna, samas annab enda abikaasale spetsiaalse litsentsi Venemaaga äri teha nii palju kui jõuab ja Venemaa sõjatööstusega äri teha. Ja ise investeerib veel 350 000 euri sinna, siis see on selge, et see täielik teater on käinud pikemat aega ja kahju neist inimestest, kes sellest aru ei saa. Ühe asja veel, mis me rääksime inflatsioonist. Kas sa tead seda, et Eestis inflatsiooni hulka arvutatakse ka siis majanduslangus? Et tähendab inflatsioon ja majanduskasv, kui ma selgemalt ütlen, on Eestis pandud seosesse. Nii et mida rohkem sul on inflatsiooni, mida kõrgemaks sul hinnad lähevad, sellega näidatakse, et oi, meil läheb hoopis paremaks. See, et sa eile maksid, ütleme, kütuse eest näiteks 1 euro, nüüd maksad 2 euri, siis majanduskasv on olnud siis 100%. Et seda on minule rääkinud inimesed, kes on majanduses kodus ja kuidas need asjad täpselt Eestis on välja arvutatud. Nii et tegelikkuses, kui Eestis öeldakse, et on siin väike majanduslangus, tegelikkuses on meeletu majanduslangus. Lihtsalt see arv on sinna sisse jäetud, see inflatsiooni arv. Kui ma seletasin seda võib-olla keeruliselt, aga... Vaata, üldiselt on niimoodi, et teatav ebavõrdsus on siin selles ka, kelle raamatupidamine peab olema aus ja kellel ei pea olema aus, kuna ta moodustab riigi propaganda ühe osa. Sa märkisid siin sõda. Aga tuletame meelde ammusemat aega, riigipöördeid Ukrainas, mis ausalt, juba siis olid nad segased värgid, nii on ka nüüd. Tuletame meelde igasuguseid värvilisi revolutsioone ja revolutsiooni katseid mitmel pool maailmas, kus mul oli endal olla õnn ja rõõm Aserbaidžaanis ja vaadata aknast, kuidas värviliste õhupallide ja sallidega rahvahulk kogunes ühe maja ette, kaunis segases meeleolus ja ma mõtlesin, et kui see on nüüd rahvuslik revolutsioon, siis mis aastast käis nende rahvariiete juurde see standardsall ja õhupall? Ei tulnud nagu pähe. Siis julgeksin meenutada siin Maidan 2, mis kukkus läbi, sest kurjad keeled rääkisid, et ei makstud ja naised ütlesid meestele, tulge ära sealt, mis te lolli teete, kui raha ei saa, siis seal ei ole. Tuletaksin meelde ka ühe Ameerikamaa kõrge esindaja, oleks Andres Raid siin, ta ütleks hoobilt ka nime, kõnelõiku, milles oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, me oleme Ukrainasse investeerinud juba üle 3 miljardi, nüüd on aeg hakata midagi tagasi saama. Ja siit ka küsimus. See on siuke termin nagu tüliõun. Tüliõun on olemas, aga kes pärgel ja miks omavahel tülitsevad? See nagu natukene segane. Lisaks, kui me vaatame meie propaganda, ma võin ju panna särgi selga, et mitte et sõna on vaba. Sellega juba mõned on laksu saanud, vaid kaitsetahe. Kaitsetahe võib ju kasvada üle palveks, et tulge nüüd keegi kallale, mul on tead niskene kaitsetahe. Ma olen nõus vabandama hoobilt kohe kõigi ees, kes
tundsid, et nüüd läks Lepa üle piiri. No tead, ikka tuleb ette. Ja muidugi ma tooksin välja veel ühe näite. Sina, Maik, oled seal kaugel 7 tundi, ma ei tea, kas sinnapoole või siiapoole, ükskõik. Aga ajavahe on suur. Puutusin mina kokku ühe neiukese noorukesega. Tuli tema minu juurde, ma ei ütle kus, ma ei ütle millal, ja hakkas rääkima, see oli üsna hiljuti, ja hakkas rääkima, et mina olen kõiki teie filme vaadanud ja väga ilusad filmid ja nii tore on vaadata ja väga ilusad filmid ja punnitab oma sissejuhatust ja mina mõtlen, kuhu ta nüüd välja jõuda tahab. Ja siis tema soovis, vaat see on eraldi kõks, siis tema soovis, et ja olge ikka terve ja tugev ja mõelge positiivselt. Ilmselt ma tegin natukene niimoodi kerkinud kulmudega nägu ja ta ütles, no mõelge positiivseid mõtteid, näiteks kuidas Eesti võidab sõja Venemaaga. Ja siis mul oli tunne, et ma olen koomas. See laps, no mul on õigus niimoodi öelda, ei ole elus võib-olla isegi kauget jahipüssi pauku kuulnud. Ja ta ütleb, et ma mõtleksin positiivselt. No täna ma võin ju targutada siin positiivselt, et hea küll, Eesti ainuriiklikult annab Venemaale igavese kolaka, pommitab kõik vajalikud ja mittevajalikud objektid ribadeks. Ja nüüd tuleb õnn õuele, sest Eesti peab hakkama seda kõike üles ehitama. Ja keda pärglit huvitavad laibavirnad. Ühest küljest naised sünnitage, teisest küljest mehed tapke. No, tead, kuidagi pähe hakkab see jama. Kommenteerin selle kohta seda, et ma töötasin mitu aastat siis Inglismaal sõjaväe osas. Ja väga palju ma sellest rääkida ei saa, aga põhimõtteliselt see oli koht, kus siis Inglismaa mariine välja õpetati ja saadeti siis Afganistani. Mis ma nende aastate jooksul nägin, oli see, tulid noored särasilmsed mehed, käisid läbi treeningu, olid optimismi täis ja tagasi tulid tükid. Ja see oli kohutav vaatepilt, mis ütleme, mulle eluks jääks südamesse jääb, et tuli käte jalgadeta, 20-aastased noored tulid tagasi. Paljud tulid üldse, iga nädal oli meil ka matuseid, kus tulid 10 kaupa nad tagasi. Et see ei ole mitte midagi ilusat, see ei ole mitte midagi romantilist, kui sa kuskil kaevikus soolikad väljas hoiad. Ja mille pärast on sellepärast, et võimurid ja rikkurid teevad oma siis malemänge. Ja on selge see, et sa ei lähe sinna, sa ei võida mingisugust vabadust. Sa ei võida mitte midagi. Et, kas me oleme sõjas Ukrainaga, see on minu küsimus Eesti inimestele. Mõelge, kas see ei ole mitte ajupesu? Mismoodi me võidame Venemaad, mis on 140 korda suurem? Äkki peaks mõtlema ikkagi diplomaatia peale, number 1. Ka enda tugevuse peale olema peremehed oma maa peal. Et mitte lasta teistele ennast mõjutada. Kui vaatame nüüd siis seda, kui küsisid, et miks Aserbaidžaanis siis need värvilised lipud lehvisid, see on selge ju. See on Ameerika poliitika olnud nüüd viimased mitukümmend aastat, 40 aastat, kus on USAID-i kaudu siis saadetud propagandaraha üle maailma, nii Aserbaidžaani, Gruusiasse, igale poole, ka Eestisse. Tuleta meelde, Eestisse saadeti viimased 4 aastat 100 miljonit USA dollarit aastas. See on siis põhimõtteliselt $100 näo peale, et eestlasi sinna LGBT usku ajada ja seda
igasugust sõjapropagandat teha. Et need rahad on meeletud. Kui ma siin eelmine aasta käisin välja, et on 50 miljonit, siis öeldi, sa ikka nii liialdad, et see on täis jama. Aga nüüd tuleb välja, et see 100 miljonit oli täiesti reaalne raha ja see tuli siis otseselt USAID-i kaudu. Ja seda USAID-i ka propagandaraha, mis tuli teist kaudu. Seda me veel ei tea, kui palju Eestisse jõudis. Aga ma arvan, päris palju tuli otse Kiievist, kus oli siis USAID-i üks peakontorid, mis jagas tervele Ida-Euroopale igasugust kohustuslikku kirjandust, mida tuli siis hakata kirjutama vastavas riikides, et õhutada siis sõda ja õiget mõtlemist. Nii et kõik see, eestlased pead aru saama, sa pead olema peremees oma enda maa peal, sa pead ükskord püsti astuma ja sa pead aru saama, et keegi teine ei tee seda sinu eest. Kui inimesed mulle ütlevad, kuuled, et mine tee sina see ära, mine tee teine asi ära. Ja miks sa ise ei tee? Aga sellepärast, et ma ei saa, töökoht, lapsed, asjad. Aga mis minul teistmoodi on? Minul on lihtsam, et ma olen teises maailma otsas. Aga siiski, kuna ma teen seda asja tasuta, siis esmasena tuleb mul ikkagi pere, töö, kool ja siis alles nii palju, kui mul aega üle jääb, tegelen ma muude asjadega ja muidugi ka üks tähelepanek on ka see, et ükskõik mida teed, on ikka halb. Teed ühtepidi, öeldakse, et ei, see ikka ei ole see õige. Ja eestlase see, kui me rääksime koostööst, siis täpselt nii ongi, et koostööd eestlaste vahel, see on praktiliselt võimatu. Iga inimene ütleb, et muidu sa oled tore mees, aga kurat, tead, see Ukraina asi mulle ei meeldi, me ei saa sinuga koostööd teha. Et ei, et kuulet, et ma ei tea, seal sa ütlesid liiga karmisti selle inimese kohta, et ma ei saa ka jälle sinuga koostööd teha. Või et üldse, et sa oled selles mõttes toksiline inimene, sa ütled liiga palju asju välja, et mul on kavalam mitte sinuga rääkida või sinu saatesse tulla. Et ja siis jõuamegi olukorda, kui keegi kuskil ei jõuagi ja keegi miskit teha ei saagi. Et näiteks meil on plaan, et MTÜ Konservatiivne Eesti läheb nüüd kohalike omavalitsuste valimistele. Mitte me ei tee nii, nagu ütleme erakonnad teevad, et nüüd anname nimekirjad igale poole hakkame tegema, vaid ei, me ootame kohalike siis aktivistide tahtmist, et teeme näiteks Jõgeva linna oma nimekirja. Meie põhimõtted on sellised ja teeme ära. Ja niimoodi igal pool, et see tuleks ütleme rohujuure tasandil ja ütelda siis, mida nemad tahavad muuta, mida nemad tahavad paremaks teha. Ja niimoodi peab see tulema altpoolt ülesse. Ja öeldakse, et aga mis siis muutub? Aga te saate oma omavalitsuste valitsusse. Siis te näete, missugune jama seal toimub. Ja kui te näete, mis jama seal toimub, saab seda jama ka paljastada ja saab sellest ka rääkida. Nii et igatepidi on mõttekas ikkagi olla natukene aktiivsem ja ise ka midagi ette võtta. Ja ma arvan, kohalike omavalitsuste valimised on täiesti õige koht selle jaoks, et teha kohalikud nimekirjad ja minna sisse ja meie Eesti Esportaal kindlasti teid promob, kui vaja on. Kutsume teid saatesse, saate rääkida oma muredest. Nii et jah, siitpoolt annan edasi. Jah. Meie põhiseaduse preambul ütleb, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki. Militaartegelane võib ju öelda, näe, kindlustada, kaitsetahe. Mul tuli nüüd meelde, et ma olen tegelikult Kukkede kuristiku all ühe hullumeelse loo sellestki kirjutanud, kuidas kindlustab infarktini. Aga siis ma tuletaksin meelde veel, et see kaitsetahe on kaitsetahe. Aga kas kaitsetahe tagab ikka Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade või asetab ta selle kuhugi riski piirile? Siin on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Isegi see on natuke kahtlane. Peale selle muidugi veel põhiseaduse muutmise seadus. Kohe esimene paragrahv ütleb, et
kui on Euroopa Liidu mingi korraldusega vastuolu, siis Eesti põhiseadust kohaldatakse, nii et seda vastuolu ei ole. Juba ainuüksi tänane lühikene kirjavahetus 1, 2, 3, 4 jättis mulje, et terve meie planeet kujundlikult öeldes keerab oma ajutegevuse suhtes teist külge. Ja sa siin märkisid päris õigesti, et on paanika ja justkui kardetakse. No selle alla võib võtta ka heakene küll. See Martin Laine tahab kuulsaks saada ja välisrahastuse toel kirjutas artikli, mis läks ka raadiote kuulajate kõrvadesse. Aga see näitab ju tegelikult hirmu. Ründa neid, nemad on koledad ja pahad. Nemad on minu pärast kas või inimsööjad. Ja kunagi ei tohi alahinnata meediausklikke. Eks näis, mis saama hakkab. Sina näed muidugi võib-olla pikemalt ja kauem, aga kuidagi kahtlane on see olukord nii siin kui sealpool suurt lompi. Ja kuna ega kummalgi pool vist õiget infot kätte ei saa. Näiteks Igor Gräzin rääkis, kuidas Trumpi kõne ajal oli saal täis olnud plakateid, mis tegid Trumpi maha. Üks väikene foto sattus mulle ette ka meie meedias, tõsi, ega ma ei otsinud paaniliselt. Samas, kui ma nägin videoklipikest, siis, no see oli ka lühikene 10 sekundit, ega ma kauem ei vaadanud ka, siis ei märganud ma ikkagi saalis plakateid. Kas sina sealt kaugelt, Maik Kalamus, võid öelda? Nüüd küsin nagu salatoimikutes, et kus see tõde siis on? No tõde on oma silmades, et ma olen siin käinud mitmel Seabackil, kus on Donald Trump esinenud. Ma olen käinud Donald Trumpi rallidel. Ma olen tal käinud küll lausa kodus, päriselt kodus, mitte seal klubihoones, seal tuttava sünnipäeval. Ja veel olen käinud seal tema golfiklubis, temaga isiklikult kokku saanud, seal kus ka pilti sai tehtud temaga. Mina ütlen selle kohta, et see on suur BS. Näiteks käisin Pennsylvanias Trumpi rallil ja oli selline asi, et saal oli väiksem, kui oli rahvaarv. Rahvast oli väljas umbes seal 10 000 veel ootamas. Ja kui uksed kinni pandi, et rohkem sisse ei lastud, siis inimesed ei läinud närvi. Ja inimesed lihtsalt olid sõbralikud seal väljas, oli veel üks niisugune suurem televiisor ja jäid sinna vaatama. Keegi ei hakanud kuskil karjuma, nii et Trumpi valijaskond on vähe teissugune. Ja eks neid provokaatoreid oli igal pool ja üritatakse igasugust jama sinna meediasse anda. Aga Ameerikas on muidugi asjad teistpidi läinud. Näiteks Facebook enam ei tsenseeri siin, ütleme, konservatiivseid arvamusi. Nüüd Washington Post hakkas avaldama kõiki arvamusi umbes sarnaselt, nagu meie teeme Eesti Eest portaalis. Ja ütleme siin, näiteks selles samas x.comis, endises Twitteris, seal on palju väga head infot, ma ütlen, see on üks parim koht, kus koos nagu infot saada. Siis on ka meil need erinevad telekanalid on nüüd populaarsemaks saanud, näiteks One American News, Newsmax. Fox on natukene niisugune rohkem kosher meedia, aga ka see. Ja näiteks Alex Jonesi näiteks vaadatakse rohkem kui, ütleme, CNN-i, Bloombergi kokku, isegi veel paar korda rohkem. Nii et see meediamaastik on hoopis teissugune, kui Eestis inimesed ette kujutavad.
et no ütlen, need on marginaalseks läinud, need igasugused ABC-d ja PBS-id, et noh, neid kui ei vaata ja sellele on ka muidugi näiteks YouTube Ameerikas praktiliselt ei tsenseeri enam midagi võrreldes sellega, mis ütleme seal Eestis toimub. Nii et need muutused on suured tulemas ja noh, ütleme meiesugustel, kes teevad siin YouTube'is podcast'e, tegelikkuses on see, ütleme, tohutu hirm, ütleme, tavalise meedia jaoks, sest et seda on neil väga raske tsenseerida. Ja aina rohkem ja rohkem jätakse siis alles neid samu videosi, nagu meie sinuga teeme. Ja neid vaadatakse, ütleme, 10 000 kordi. Tegelikkuses see ei ole üldse nii väike vaatajaskond, kui arvatakse ja kui me paneme veel eraldi erinevatesse siis platvormidel üles, siis näiteks uusaastat tervitus siin vaadati pea 30 000 korda. Nii et ma arvan, et rohkem kui mõne poliitiku oma. Et ma ütlen seda, et praegusel hetkel me oleme õigel teel samamoodi sina oma Nõmme raadioga, et sa tulid YouTube'i. Ma ütlen, see on tulevik ja see läheb aina suuremaks ja laiemaks ja mida rohkem inimesed aru saavad, et siit poolt tuleb paremat informatsiooni kui sealt propagandamasinast, siis ma usun, et see muutused on tulemas ja muutused on juba käes tegelikult. Jah, see on nagu Mihhail Gorbatšov omal ajal ütles, protsess pašol ja tähendab, asi on käima pandud, asi nii või teisiti läheb ja muidugi on erinevus ka nende vahel, kes ilmuvad ekraanile. Tuletan meelde, et seda märgati juba Ameerikas omal ajal, jälle nüüd, kes need presidendid olid, vist üks oli Kennedy ja et see, kes nägi esimesel teledebatil parem välja, elusam, reipam, see kogus ka hääled ja sama asi on, kui sul ikka ilmub ekraanile ekspert, kes hakkab niimoodi, et meie oleme ikka nii palju panustanud, et teie seal peate meid ikka kohe austama. Vaata, suretab iseenda välja. Võib-olla peaks selle koha peal ütlema ka jumal tänatud, aga on nagu on. Samas inimene, kelle silmades on elu, minu pärast kas või Kertu Luisk, ta on ju elus. Kuigi nii mõnigi kommentaar ütleb, et mitte midagi ei saanud aru, aga selge see, et loomulikult on loll see, kes räägib, mitte see, kes aru ei saanud. Niisugune vahe on sees. Kuidas asi edasi läheb? Kuidas asi edasi läheb? Sa loodad, et tekib midagi rohujuurte tasandilt, aga see on kahtlane. Nii nagu paljud asjad on kahtlase. Ma ei ütle, et see on võimatu, aga see on kahtlane. Täpselt nii nagu suur nõudmine, et presidenti peab saama otse valitud. Kui iga Mõmmküla paneb oma küla kuti kandideerima, siis lihtsalt, loomulikult see on demokraatlik, võidab kõige suurem küla, sest tema kandidaat saab kõige rohkem hääli. Aga ega see, et demokraatlikul hääletusel võitis enamus, ei tähenda ju seda, et võitsid targemad. Tähendab ju ainult seda, et neid oli rohkem. Ja tänase seisuga, kui siin Tallinnas ringi vaadata, need meediausklikud, neid on palju, neid on väga palju ja tegelikult ühendab neidki hirm, aga hirm on ju pelgalt valitsemise vahend. Kuidas luua Eestis ühiskonda, mis oleks paindiks praegustele ja tulevastele põlvedele,
nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Loomulikult ma olen idealist ja loodan, aga ma arvan, et loodad ju sinagi, Mait Kalamus. Jah, eks teinekord tekib jah tunne, et kelle jaoks ma seda kõike teen, et võib-olla peaksin võtma mingisuguse parema hobi, kas hakata puunikerdusi tegema või midagi iganes, millest on rohkem nagu kasu ja huvilisi, aga eks kui mina ei tee, siis kes see teine teeb. Et niimoodi saab nagu vaikselt edasi sõutud ja tehtud, et muidugi Eestis tahtsin seda ka ütelda, et Eesti, ütleme, kogu see riik ja asi tegelikult on, kui hakka kaugemalt vaatama, siis saad aru, missugune konnatiik see on, missugune kaardimajake see on, kuidas on need, ütleme, liit omavahel seotud. Näiteks, kas inimesed teavad, et kuidas Eestis kohtunikke siis pannakse paika. Punkt 1 on see, et valimised võidab jällegi siis e-häältega Reformierakond, tema teeb valitsuse, tema määrab presidendi, president määrab kohtunikud. Nii et see kõik on selline suletud ring, et ainuke lootus on see, et Eesti on nii pankrotis omadega ja kui inimesed enam ei jõua makse maksta, siis see lihtsalt see kaardimajake kukub kokku, sest et ei ole enam kuskilt midagi ära lüpsta, mida ära varastada, sest et Eesti valitsus annab ju üle 160 siis niinimetatud MTÜ-dele annab raha, meile ta ei anna muidugi, aga teiste annavad. Välisministeerium annab siis kõigile välismaa Eesti seltsidele raha et oma propagandaks. Ka Eesti lehtedele annab ta raha ja mitte vähe. Nii et 100 000 Eesti maksumaksja lähevad igal poole kõrvale. Rääkimata sellest, et praegusel hetkel Eesti on elanike kohta kõige suurem, vist on number 2 praegult on Taani järel, kes on oma raha andnud ära siis. Meie andmetel on Eesti konkurentsitult esimene. Ma eile kontrollisin neid, tundus, et ikkagi teine, eks on Taani on ees, aga see selleks, ütleme, topis oleme kindlasti selle vaese rahvaga ja anda ära siis selline rahasumma Ukrainasse ja öeldakse, et see Ukraina sõda on meie sõda ja päris ausalt öeldes, tulge mehed maa peale, et me ei ole võimelised esiteks seda toetama, teiseks on meil enda riik. See tähendab seda, et Eesti peab tulema ise esiteks, mitte keegi teine. Siis, kui endal kõik asjad korras on, siis võib vaadata natukene kõrvale, et kas kedagi aidata, aga näiteks kui sinna, mis see Hamasile Eesti andis 200 000, ma tahaks teada, mitu pommi sai selle eest ostetud või siis annavad seal Afrikasse rahasid, et internetivalimisi juurutada või mis iganes asju teha. See on selge, et Eesti rahval on lihtsalt räigelt kott pähe tõmmatud. See on tegelikult orjanduslik ühiskond. Eestis on ju kogu maksukoormus on üle 74%, mis on maailma kõige kõrgem. Et räägitakse, et Eestis madalad maksud, see on selline PR-vale nagu see, et Eesti on mingisugune mingi tiigerriik, et me oleme interneti kiirustega vist 63. kohal, et see on selline ajupesu, mida ainult need, kes pole kunagi väljaspool käinud, võib-olla usuvad, aga ma usun, isegi nemad enam ei usu seda kogu seda showsti, seda pläma, mis on 30 aastat aetud. Mina ei näe muud kui, see kaardimaja peab kokku kukkuma ja kui nad tülitsevad nüüd nii Venemaaga, mis on 140 korda suurem kui Eesti, ja veel meie siis põhilise liitlasega USA-ga veel täiesti, ma ei saa aru, see on ilma filtrita loba, mis sealt Tsahkna ja Kaja Kallas välja ajavad. See on, ütleme, Eestile tohutu ohumärk, mis on tehtud. Nii ta on. Siin juba ainuüksi sellised kõvad sõnad nagu et Venemaal ei ole mehi, kellega rünnata Eestit, sest ukrainlased on kõik ära tapnud. Üks Soome kirjandusklassik ütles selle koha peale, et jah, eks me kõik ole viina võtnud. Mis puutub kohtunikesse, siis meie riik peaks olema üles ehitatud vabadusele, õiglusele ja õigusele.
selle koha peal ma tuletaksin meelde Kuu-uurijat, mis aeg-ajalt hüppab mul lihtsalt arvutisse ja siis natukene saab seda vaadatud ja Elu24 artiklit, võib-olla Kuu-uurija baasil, kus räägiti kohtunike töökoormusest. Vaata, sellise koormusega, kui inimene pärast tööpäeva oskab eksimatult koju minna, siis ta on kuradi kõva närvikavaga tegelane. Aga sellise koormusega, no see ei ole mingi pinksimäng, kui küsimuse all on vabadus, õiglus, see on võetud meie põhiseaduse preambulist. Võiks viisakuse pärast juurde öelda veel, kui ma ei eksi, aga ei ütle. Meil ei ole kerge. Meil on vaja ühiskonda, meil on vaja mõistmist, meil on vaja, no meil kirutakse, et naised ei sünnita, siis kirutakse, siis kirutakse minu pärast seda, pärast suvalist püha, et nii ja nii palju perevägivalla juhtumeid. Miks? Kust need tulevad? Kuidas neid põlvest põlve pärandatakse? Olukord ei ole kerge. Ja eks siin Igor Gräzin ka Ühendriikide asepresidendi kohta ütles, et tal oli raske lapsepõlv ja Igor Gräzini kirjelduse järgi oligi. Ta puutus kokku igasugusega. Aga see Kinderstube, see lastetuba, see teadmine, et nii ei tehta, mehed nii ei käitu. Ma ei oska naiste koha pealt midagi öelda, ei ole naine olnud, aga ma mõistan, et naine ja mees on küll ühe homo sapiensi esindajad, aga nende sotsiaalne positsioon, kui nii võib öelda, on väga erinev. Nad tegelevad väga erinevate asjadega. Muidugi võib siin ka irooniliselt öelda, et naine on mehe visiitkaart ja mees on naise krediitkaart. Kuigi ma tean, et sellega tuli mul vaenlasi kampade viisi juurde. Aga Maik Kalamus, hakkame nüüd saadet kuidagi meile omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga kokku võtma. Sinu lõppsõna. No, minu lõppsõna on lihtne, et olge valmis Eestis suurteks muutusteks lähima, ütleme, 3 6 kuu jooksul. Need muutused tulevad ja sellepärast ka nii valitsus, meedia, kõik nad paanitsevad, rahad on neil käest ära võetud. Nii palju kui praegult Euroopa Liidu riigid oma mingisuguseid sääste kokku kraabivad ja seda propagandaks jagavad, nii palju seda propagandat veel tuleb, aga ka see saab otsa. Ja on selge see, et Euroopa Liit, kui ta täna siin ütleb, et 700 miljardit nad kokku võtavad ja sõda jätkub, see on selge, et seda raha ei ole Euroopa Liidul. See on ainult suur niisugune BS. Ja teine asi on see, et täiesti tõsiselt võin ütelda, et USA kaalub NATOst väljaastumist. Kui USA NATOst välja astub, siis on selle NATOga ka kõik läbi. Siis see asi enam ei toimi. Ja mille pärast seda kaalub, ongi just täpselt sellised, nagu on Macroni, sellised nagu on siin Donald Tusk ja ütleme need Saksamaa esindajad. Nii et ütleme, need suured muutused on tulemas. Nüüd on küsimus see, kas eestlased suudavad olla targad. Kas Eesti valitsus suudab olla tark ja ninaga tõmmata õiget tuult ja mitte jääda sinna kuskile vahele. Tuleb arvestada seda, et suured riigid mõtlevad enda peale. Keegi ei ole siin selline
heakene, kes tuleb su pead paitama. Tema küsib, mis on sinust kasu, mis on sinu riigist kasu meile, miks me peame seda nüüd riskima teie nimel. Selle peale tuleb sügavalt mõtelda, keegi näiteks ei saada oma lapsi surema teise riigi eest. Samamoodi on ka Ukrainaga. Ja see sõda lõpeb ära, pange tähele. See kõik see meediamull jätke see vahele, sest muidu on tõeline katastroof ja kui seda rahulepet ei toimu, siis tõesti USA astub välja NATO-st. Ütleme nii, et saavad väga huvitavad ajad olevat järgmised 6 kuud ja ma usun, et see, kui õieti välja mängides Eestil võivad need kasulikud olla, Eesti rahvale võivad kasulikud olla, võib ka vastupidi minna. Et sellise niukse rõõmsa noodiga ma äkki lõpetan. Aitäh, Maik Kalamus. USA NATO-st välja, see tähendab, et NATO-st lahkub juhtiv ladvik, see on eelkõige pauk. Ja muidugi, ega siin midagi pole öelda, lootus ju jääb. Veel kord, aitäh, Maik Kalamus, 7-tunnise ajavahe kauguselt ja meie püha sõda läheb edasi. Jah, täpselt nii. Tänud. Saade on salvestatud 2025. aastal.